Mul on suur au hoida käes profireketit ja ka profisulgpalli, mis on tehtud ehtsatest hanesulgedest. Me asume Tondiraba sulgpallikoolis ja sulgpallitrennist räägimegi. Sulgpall on maailma kõige kiirem reketispordiala. Momendil on löödud ka uus rekord, mis peaaegu ulatub sulgpalli kiirus 500 kilomeetrini tunnis. Ja sulgpall sobib kõikides vanustes, nii lastele kui ka täiskasvanutele. Minu juures trennis käivad näiteks kõige noorem 4-aastane ja kõige vanem 65-aastane. Sulgpall käib ikkagi punktide peale ja eesmärk on lüüa vastasele maha. Sulgpallimängu oskuste edukas omandamine on väga individuaalne ja sõltub paljudest teguritest. Mõni mängib juba päris korralikult 1 aastaga, mõnel läheb natuke rohkem, 2-3 aastat. Ja oleneb ka mitu korda nädalas trennis käia, kui käia 1 kord nädalas trennis, siis on areng aeglasem, kui käia 5 korda nädalas trennis ja nädalavahetustel võistlustel, siis on ka areng kiirem. Õige tehnika seisneb selles, et kuidas õigesti reketit käes hoida ja kuidas neid mängu ajal erinevate löökide puhul hoided vahetada, et see pall kergelt hakkaks lendama. Kes tahab sulgpallis midagi enamat saavutada kui lihtsalt toksimisoskust, see peab alustama sellest, mismoodi reketit õigesti käes hoida. Reket peaks käes olema nii nagu kirves või haamer. Ehk siis reket on käe sees ja kõik löögid toimuvad küünarvarre pöördest. Nüüd meil tulevad veel 2 sellist hoiet, et on tagantkäehoie, siis tuleb keerata käe selg, et te näete oma randme päevitanud poolt ja pöial läheb siia käepideme lapiku osa peale, kuna reketit tuleks natuke keerata. See on tagantkäehoie. See, mis ma esimesena näitasin, oli tavaline universaalne hoie ja kui me keerame nii, et me näeme käe valget poolt, siis on eeskäehoie. Ja need on 3 sellist põhilist hoiet, mis siis kogu aeg mängu jooksul vahetuvad ja mida on vaja mängides kasutada. Siit tulebki see vahe, et kes on andekas ja kes ei ole, et need hoiete vahetamised, kellel hakkab iseenesest tulema, hakkab tal ka mäng kiiremini tulema. Paljud peavad väga palju õppima, et need hoided saaks selgeks. Kuigi näidates on see väga lihtne, aga mäng toimub nii kiiresti, et jõuaks mängu ajal, et see õiges kohas reket oleks õigesti käes. Nii reketeid kui ka palli on olemas mitmeid erinevaid sorte ja valik tehakse vastavalt mängija oskustele ja kogemustele. On olemas siis 3 sorti põhilist reketeid. Kõige odavam, meie nimetame siis seda raudreketiks, mida siis kasutavad lapsed ja alguses harrastajad ja on lihtsalt rendireketiks ja nende hinnaklass jääb kuskil 10–15 eurot. Siis järgmine on poolgrafiitreket, see tähendab siis seda, et reketi vars annab painduma, see annab löögile jõudu ja tunnetust juurde, aga reketi pea on alumiiniumist ja nende kaal jääb kuskil 95–100 grammi vahele. Ja tema hind on siis umbes 30 eurot. Ja see on siis esimene kõige odavam mudel täisgrafiitreketist. Täisgrafiitreketite kaalud jäävad 80–88 grammi vahemikku. Siin tulevad ka muud väikesed detailid mängu, kus on raskuskese, kui palju see vars nüüd annab painduma. Sellel reketil annab väga palju painduma. Ja olenevalt inimesest, siis kellele miski sobib. Ja tõin ka siia näiteks ühe täitsa uue tippmudeli, mis ma alles eile sain. Eestis veel ei olegi seda kellegil. Välimuselt ja kaalult tundub kõik see sama, aga kui professionaal võtab need 2 tükki kätte, siis ta saab kohe aru, et sellega on halvem lüüa kui sellega. Aga harrastaja, kes on 2-3 aastat mänginud, kindlasti vahest aru ei saa. Pall on olemas siis põhiliselt 2 sorti. On olemas, meie nimetame seda plastikpalliks või osad kutsuvad seda nailonpalliks. Sobib algajatele, lastele, harrastajatele, peab kaua vastu ja ei ole kulukas. Aga kes nüüd juba rohkem natukene
oskavad mängida ja saavad vahest aru, on olemas sulest pallid. Tegu on siis hanesulgedega ja ühel pallil on 16 sulge ja see pall tehakse kõik käsitsi. Need augud tehakse käsitsi, liimitakse, siit on näha, et on niitidega õmmeldakse, aga nüüd sulel on põhiline probleem see, et kui valesti teda tabada, siis murduvad suled ära ja pall muutub kasutuskõlbmatuks. Et harilikult ühe tõsise võistlusmängu jooksul kulubki 3-4 palli, mõnikord ka halvade kokkusattumuste korral ka võib minna 10-12 palli. Ja rääkides hindadest, siis plastikpalli hind, ühe palli hind on umbes 1,5 eurot ja sulespalli hind on siis oleneb kvaliteedist, aga võistluspalli, tipppalli hind on 2 eurot üks tükk. Ja et kõik teaksid, siis palle müüakse sellistes torudes, et kui te kuskil näete, siis te teate, et tegemist on sulgpallidega ja siin ühes torus on 12 palli. Kuigi sulgpallimängu õnnestumine sõltub mitmetest asjaoludest, võib ebaedu üheks põhjuseks olla ka vale käega mängimine. Mis käeline oled, selle käega ka peaks ka mängima, et mõnikord juhtub, et mõni laps tuleb trenni ja vaatad, et viskab reketid ühest käest teise, et siis tuleb kiiresti selgeks teha, et kumma käeline ta tegelikult on, et meil on siin mitmeid naljakaid juhuseid olnud, kus laps on hoopis hakanud vale käega mängima, mänginud 2 aastat, kukkunud käekipsi, tulnud niisama trenni, et vaatab, mis teised teeb, siis võtab hoopis reketi vasakusse kätte ja siis selgub, et ta on hoopis vasakukäeline ja mängib 2 nädalaga sama hästi, kui ta on mänginud 2 aastaga parema käega. Küllap olete imestunud, et andekus ei olegi sulgpallimängija arengus kõige olulisem omadus. Kõige tähtsam on ikkagi laste ja teiste puhul, kes tahavad jõuda Eesti tasemel või maailma tasemel kõrgele, on töökus. Et ilma töökuseta ei saa. Et meil on siin palju andekaid lapsi, aga kui nad ei suuda ennast motiveerida, siis see andekus ka ei tasu ennast ära. Esimesel trennil paistab silma, et kellel on parem koordinatsioon, sulgpallis on koordinatsioon väga tähtis, et pallile pihta saada, reket on pikk. Tondiraba sulgpallihall ootab kõiki huvilisi alates 4. eluaastast ja vanuse ülempiiri selles mängus ei olegi. Kõige rohkem me ootame lapsi treeningutele. Et meil on eraldi lasteaiagrupid ehk siis vanustele 4-7 aastat ja siis koolilapsi vanuses 7-18 eluaastat. Ja õhtuti on ka täiskasvanute grupid, kus siis võivad kõik täiskasvanud soovi korral tulla proovima, kuidas ja õppima õiget tehnikat ja liikumist.